põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist jalgpallistuudio loos. Räägime täna MM-ist ja räägime täna Eesti klubide euroloosist. Aga alustuseks siin üks mees selline punaste silmadega, selline loppis näoga, et Madis Jalvet, sinul oli siis selline kuulus jalgpalli, et kuidas see tunne peale sellist mõnusa töö läbi blogimist on, et kas see on tunne, et võiks võib-olla mitte teha? Tervist. Mõnes mõttes on nagu äge vaadata, teisest küljest on jälle see, et umbes kuni kella 5 oli nagu räige uni, tahaks ilge hakasta magama minna. Ja siis kui viimane mäng 6 lõppes, siis oli uni ka kadunud kuidagi. Siis keerasin magama ja siis ärkan üles tunned, nüüd on küll pikalt magatud, vaatan kell 8. Et selles mõttes, et eks see natukene kummaline on see terve öö üleval olema, et kui vaatad nagu õhtul seal mõned mängud või poole öö pealt ärkad hakkad vaatama, et see on kuidagi nagu vist nagu kehale lihtsam, et see läbi öö vaatamine on ikka nagu kohati nagu piin ja ütleme see Mehhiko, Lõuna-Korea esimene poolega aidanud nagu kaasa ka sellele, et nagu ei toimunud ka mitte midagi, keegi kunagi ütles, et see vaataks nagu seda värvi kuivamist, et umbes selline nagu oli see, et jah, mõnus. Minu ainus põnev sündmus, mis täna on juhtunud, et ma mõtlesin, võtan väikse pitsalõigu ja tagant tuli rajatas, ta tõmbas mul pitsa niimoodi ära, ma saab pitsada näkku lihtsalt. Mingi jüredi müts, tomatipastat täis, nägu punas pastat täis, kajatad, vaata. Kaklemus käid, jah? Aga Andres Oopar, oota nüüd, ma loodan, et see tuleb siit läbi, teeme ikka kuulsa selle. Oota. Andres Ooper, kuule, noore poisid mäletavad siin. See oli siis räppiansambel TP, laul oma värav, kiidame, kuulake kõik. Et sõnad siis olid, et ma ei tea, kui läbi ei tuld, siis et otsime ühes pallikorjan võrgust, mul vastas Andres Ooper, Network miinuses ja roostes on Moopel, let's go. Ooper, kas see teeb ikka liiga südame rõõmsaks, et noored kutid teavad räppi ja mäletavad, et on ka selline mängija nagu Andres Ooper? Sain ka laulu, jah. Sain ka laulu. Ei oska midagi kommenteerida, väga tore, et jah, kuulasin loo lõpuni ka. Let's go. Mul on küsimus Eigole, kus sa leiad sükest muusikat? Ma vahest mõtlen, et kui tuleb meelde möla algus, ma vihtan seda, ma vahest mõtlen, et saadetakse, siin üldmeili saadetakse, miks need bändid saadavad, et me lasime uue laulu välja. Aga ma ei tea, seekord kuidagi, ma kunagi ava ju, kes neid ikka kuulab, seekord ma vaatasin, okei, jalgpalli teemale avan, kuulan natuke, vaatan Ooper ära mainitud, let's go, selle lool on juba 178 vaatamist, ma arvan, veerand neist on olnud ikka läbi meie. No, nüüd tuleb juurde, jah? Aga okei, räägime siis loomulikult jalgpalli MM-ist. Üks ring on läbi natuke pealegi, mis ta siis on, et 3,18 ära per mäng olnud. Aga võtame siis sellise üldküsimustega võib-olla rottu, et vaatame, kuhu me jõuame. Et võib-olla esimene küsimus, et on lihtne, et kes on siis esimese ringi MVP, et sa vist ka jälle ütlesid, et kuulisid ESPN, et üks teatud ala või teatud jutt on väga üle võtnud selle spordi selle... Täiesti õigustatult minu arust. No see on ikka see Messi versus Ronaldo, et seda on ikkagi rahvusvahelises meedias ikkagi väga, väga palju praegu, et eriti just sellepärast, et Messi alustas 3 väravaga ja Ronaldo oli ikkagi, ütleme, suhteliselt anonüümne. Ja siis oli ka seal, et eriti see olukord, kus ta seal Bruno Fernandes eest selle löögi nagu ära võttis, et selle eest ta nagu eriti palju kriitikat saanud, et nii-öelda topiti seda palli ja kõik nagu lõpuks midagi ei tulnud. Aga kes on esimese ringi, kes... Sa mõtled meeskonda või individuaalset mängijat? Teeme individuaalset mängijat, et kes on siis liigub praegu selles suunas esimeses mängus, kes jättis tõi suurepärasema mulje, miks? Ära lihtne. No mina ei näinud seda tervet mängu, aga highlightsides Argentiina ja Messi on ikka, kui sa ikka lööd sellised väravad ja üleüldse, tundub, et see oli väga ilus vaadata, ütleme nii, aga samas nüüd ongi Pape, Kane, Haaland, kõik
kõik said 2, noh, et seda ma nüüd varastan eile käisin Olipetti spordibaari saatlemas vänge, teeme siis, et väga ilus koht, muidugi kurvat lõhtusin ühe klaasi ära, siis ma maksid ikka kinni, jah? Ei, ma teen siin nüüd reklaami, kõige parem spordibaar, minge vaadake kõik seal, pange lauad kinni, sest seal on head toiduta, mitte et ise söönud oleks, aga ma sealt ühe asja idee varastada, see mõttes küll, et tegelikult on meil päris omapärane ajastu, on mõnes mõttes, et meil on Messi, Argentiina aidade parim skoorija, meil on Mbappe, Prantsusmaa aidade parim skoorija, meil on Kane, Kiin, ta kirjutab Peep Pahv oma saates Mois Kiin on see. Kane on siis, eks ole, inglaste aidade parim skoorija, noh, me võime võtta sinna Haalandi juurde, eks ole, aidade parim norralane, noh, nüüd 3 värava peal on ta kuulus soperda Jonathan David, eks ole, Kanada aidade parim, no me võime järjest võtta, eks ole, et tegelikult meil on selline, ja paljud neist on üsna selle seast ka, osad neist või mitmed, et võib-olla on viimane MM, et tegelikult meil on selline, mõnes mõttes on selline ühe kuldse ajastu lõpp äkki ja see kuldne ajastu on päris lai, et et mina võib-olla ei räägiks, et Messi versus Ronaldo, vaid võtakski, et meil on tegelikult pea kõikide suurriikide parimad skoorijad on hetkel, eks ole, koondises. Jahoos, välja arvatud Ronaldo, jah? Ongi Pape ju skooris ja tegi purustusrekordeid Hispaanias, see Haaland Inglismaal, et tundub, et nad on ikka hoos pigem saab. Oleks see Kloose võinud ka tagasi ajada. Selleks hea, Podolski ja Kloose, et Saksamaal polegi sükast nagu head tipuründajad praegu. Kelle nägu see MM siis, kas ta hakkab minema see Messi versus Ronaldo nägu juba või? Ma ütlen ausalt, mul on sellest nii kopees. See on 20 aastat olnud. Ma saan aru, et aidad parimad mängijad ja ma saan aru, et vanavõrud teevad, aga me seda nagu see on nii palju olnud, et mulle tegelikult meeldiks, kui me räägiks mingi uutest meestest nagu, et kes siis on uued, Haaland ja Pape ongi uuemad. No näiteks kasvu, eks ole, aga me lähme ikka seda vanurit MM-i manu vist. Samas aga vast väga palju MM-i eel tegelikult ju oodati seda, et tekiks see Hispaania, Argentiina vastasseis, et ongi Jamal versus Messi, et ongi see uus ja vana nagu, et nende aga kuna Hispaania ja avamäng oli, ütleme siimoodi, kehvapoolne, siis see narratiiv nagu hetkel nagu ei kanna praegu, jah. Aga mis on siis, esimese ringi MVP on Messi, ma eeldan, et Messi tuli ja näitas noortele poistele ära, kes on kuningas. Põhimõtteliselt küll, jah, ja kui võtta nii-öelda nagu meeskondlikult, siis ikkagi see, kui Prantsusmaa teisel poolel käigu sisse pani, see oli ikkagi nagu päris hirmutav nagu, jah. Ja siis Argentiina siis võitis 3-0 Alžeerit, et kehvik vastane ka. Mis on parim mäng, mida te näinud olete? Oot, nüüd nii ei saa vist öelda. Parim oli hoos see, kui Zinedine Zidane seal tribüünil vaatas, kuidas poeg seal neid väravad välja võttis, siis ei olnud häbi vähemalt, et Messi. Mis on parim mäng, mida te näinud olete? Mis on jätnud esimesest ringist tähtis kõige sügavam mulje? Et ma võin siin ka mingit... Mina ütleks, mitte sügavam mulje, et oli see Jaapani ja Hollandi kassi hiire mäng esimene poolek just eriti, et selline omapärane natukene. Ma ei saa öelda, et ta oli parim mäng, aga ta oli omapärane. Parim on suhteline, et see on siis mäng, mis lõppeks 2-2, jah, täpselt, aga just see taktikaline pool, kuidas mõlemad istusid, 5-4-1, ootame, aga siis pisitasa hakati seda lahti arutama ja seda oli huvitav vaadata iseenesest. No ütleme jah, nii-öelda vaatajana oli väga põnev oli vaadata Inglismaa-Horvaatia mäng, et löödi palju väravaid, oli siuke natuke üles-alla mäng ühele poole, teisele poole, kui jälle inglased fännid mingi laulu üles võtad, seda on alati telekas ka hea kuulata. Ei ole, hea, mulle meeldib. Vast alati see, ütleme, kui kuidagi aastateks on vähemaks jäänud seda Briti tabloidid lugemist nii-öelda aastaringselt, siis MM ajal on ikkagi see on siuke väärt koht, nagu kus leiab ikka igasuguseid põnevaid lugusid, tored lugusid ka fännides, kes on sinna kohale läinud. See esimese poole Horvaatia mulle väga meeldis. Inglased kuidagi lõid kergelt neid väravad, Horvaatia. Hästi ilusad mängused väravad olid. Jaa, täpselt. Eriti teine just ka, kus on nagu seljaga värava pool hüppad suured peaga seal palli ette ja siis see musa lõi ära seal, et väga siuke ilus meeskond pärev nagu oli. Ja mina jään siis sellise, ma olen lampi peal, ma olen Iraan Uus-Meremaa lemmik. See oli minu ainus öine vahetus, ei, see öine vahetus, see algus öine vahetus oli lõbus, kui see täis joope, sa võtsid kulkeb ja Madiskale tulid tähtad piisilt, kuidas tulid lauluna, tulid toimetusse, nii me tulin, ma teadsin, et see küllap ei vihtud toimetus juba peale suurt pidupäeva, kuidas tähtad piis oli, kas oli nagu meeleoluk? Oli meeleoluk ja tegelikult ütleks, et tasus minna, algus pidime minema ju rohkema seltskonnaga ja lõpuks Atsik 8 jäimegi.
ja siis lahkudes sealt saime kokku Rauno Loidiga, suusaspordisõpradele tuntud mees, et tema ka väga kiitis, et tegelikult oli lahe ja mis me vaadates provilli, siis oli selline 1,5, et oleks seal, ma ei tea, oleks seal Hellad Velled laval või ma ei tea, Marju Länik, ma arvan samamoodi, et näpub püsti parim, vaata. Päris nii ei ütleks, et me ikka selles mõttes Atsiga nägime vaeva, meil oli fanzone'i pilet, me trügisem läbi massi jõuga, jõudsime kohale sinna lava ette. Jõuan siis mängu juurde ja siis kui te läksite ära ja siis see oli kõige jõudsem, see oli kell 4, sa mõtled Iraan, Uus-Meremaa, nagu kõige hirmsam assi üldse, mida vaadata. et kuidas ma vastu pean ja mängus 9 minutit ühe väravalt teise alla, selline kõige suurem üllatus, ma olen kindel, et see Uus-Meremaa täis kaigas meeskond ei ole, jooksevad, kotid panevad, möll käib, et see oli tipp-topp. No ütleme, said parem mängu kui mina täna selle Mehhiko Lõuna-Korea, mis nagu... Ja pluss mina sain aru, et kumb on Iraan ja kumb on Uus-Meremaa. See on ikka sajandi soperdus, see kommentaator, kuidas sa saad 4 minutit ei saa aru, kumb on kumb. See on päris nagu õudne, see peaks ju kuidagi mängeid ju tunnetama või aru saama või noh. Särgi värvi, ta võib ta sessi. Mulle tegelikult meeldis ka, mulle Prantsusmaa mäng meeldis, Prantsusmaa lihtsalt sellest nähtutest, et lihtsalt see narratiiv meeldis, et ma loed tütja mingid, kuidas mingid inimesed kuskil kommuunides või lihtsalt üleüldse, et siis on see ma pean mingi üle aimita päeva, et on siit hoed, siis vend tuleb, lihtsalt teeb ära, vaata, mul lihtsalt meeldis, et lihtsalt pani selle kurku ära, et aitab küll. Mis on MM-il kõige häirivam siis seni olnud esimeses ringis või kas on midagi? Mina ütlen, minu jaoks on ikka jalgpalli natuke liiga palju. et mina seda mahtu, mis kõik toimunud on, mina ei suuda homata, et ma vanasti veel teadsin, mis mängu tulemus. Ma arvan, ma ei suuda heal juhul öelda poolte mängude tulemused peast, see mäng on nii palju, ma ise aju ei viitsi registreerida. Et on selline, minu jaoks on kogu see MM-i mängud seni olnud selline selline on taustamüra, oli, et baaris istudes vaata, et on midagi taustaks või kodus teeb midagi on taustaks, seda mina ei suuda sellist mingi mega locked in olla veel. Kas oleks teistmoodi, kui oleks õigel ajal nii-öelda meie jaoks, et kell 12 päeval, kell 3 päeval, kell 5 päeval, ma ei tea, kell 10 õhtul, kas siis oleks see lihtsam vaadata või? Mina arvan, et seda kõike minul on ikkagi Kutlas see, et kõik pääsed edasi, et ma veel ei seda ei hoomata, kes kellega rottu läheb see on täiesti nagu hoomata et järsku nüüd ongi kaks seda, et kellegi mingi grupi esimene, mingi grupi teine lähevad kokku või mingi grupi kolmas ja kujutad, et nüüd lähevad kaks suurt kokku, see oleks päris paha. Seda kindlasti juhtub, et paar suurt kindlasti kokku lähevad, aga selles ma olen Heigoga nõus, et see, et sa nagu praegu seda play-offi nagu üldse ei hooma, üldse nagu ei saa aru, mis seal saama nagu hakkab. Pluss muidugi on see, et ütleme, muidu oli 8 gruppi, siis ikkagi teadsid, et seal grupis on need. Nüüd on neid gruppe nii palju, et ikkagi läheb peas ka sassi, et kellega nemad üles grupis nüüd olid, et kui sa nagu paberit nagu ees ei ole, siis see hoomamine on tõesti keerulisem. Kes on olnud suurim pettumus ja miks on olnud Portugal, Andres? Väga hea. No eks see võib-olla tänu Cristianole võib-olla ütleks siis, et võib-olla oleks sealt ka ootan midagi nagu no ja Hispaania ja Portugal mõlemad, et see oli nagu, ma ei tea, mingi fänn oli pannud siin miljoni hakkama sellele Hispaania peale, paned miljoni sisse, et 70 000 võita, et päris paha, et eks võib-olla need kaks satsi on jah nagu täispettumus, et ei surunud oma mängu peale, aga mulle meeldis Kongo just see, kui ma vaatan individuaalselt, kuidas nad nagu lugesid seda nagu vastased, et ei läinud mingite petete ohvriks ja jumal hästi nagu nullisid ära selle Portugalina. Portugal Rondo siis oli 1-1, kas teie arvamus siis, et kas Portugali probleem on see, et seal on ees Ronaldo, kes ei ole kuidas ma ütlen, siis ei ole läinud meeskondlikumaks aastatega, et kui ta oli see, ma olen iga mäng kindlasti katsu ära, no siis ma saan aru, laiutad käsi ja tahad, et iga sööt jõuaks sulle. Nüüd kui sa oled vanur, no võib-olla peaks olema see, et siin on, ma ei ole selle meeskond kõige parem mängija, aga seda vibe'i nagu veel ei ole. Kas see Portugali probleem on Ronaldo või ei ole? No, ma natuke olen seda meelt küll, et ikkagi nüüd oli ka toodi välja, et 10 suurturniiri mängu järjest ei ole väravat löönud ja teine häda on just nagu see, et kuidagi ei olnud ka alguses äärte peal ka kiirust, et Bernardo Silva ei ole ka ju kiire mees, kes seal liini taha jookseks, et seal keskel ongi 3 palliga jube osavat meest, Fernandes ja Vitinha ja Neves, et
tundub, et oleks keegi, kes jookseks sinna liini taha või palli peale, et siis nagu võiks väga, nagu PSG sai, nad lükkavad seal Kvaratseljale ja Tõuele ja Dembelele neid palli ette, sealt tuleb ju nagu tulevärki, et Portugali koondised ei ole kellelegi nagu lükata praegu, ma tean, Leo ei ole ju ka nii hea nagu kehva hooaeg oli tal ja et kuidagi ma ei tea, vajab mingit teist plaani nagu jah. Ja teda vist Ronaldot nagu ei tohi välja ka võtta, vaata. Modrici vähemalt vahetati välja, et vana inimene hoiame teda veel, et Ronaldot tundub, et ei julgeta välja ka vahetada, et tule ja puhka, et kui ei ole sinu päev, tule ise kõrvale, et las teised teevad siis. See oli ju eelmine oli ju ilge skandaal, kui ta oli see, kas mängus Šveitsiga seal ju. Kahest finaalis kaalkoossus ei olnud, siis oli ju pool Portugalis tagajalgadel ja see suguvõsa kõik süüdistas peaasjades Santost, et kuidas ikka idioot oled peast, et kuidas ei kätad no täpselt, et selles mõttes need vastuolud on kuidagi, lähevad nii suureks kohe, kui ta nagu ära võetakse. Ma nägin ka Instagramis mingi video oli, kus oli ka siis mingi vana naisterahvas oli tõstetud nagu meeste kukile niimoodi ja siis anti talle pall kätte ja siis üritas seda korvi panna ja kogu aeg mööda nagu ja siis sealt alt muud kupiti pall jälle mööda nagu, et ja see oli ka pandud nagu nimed juurde, et see, kes upitas, oli Ronaldo on ju, see, kes kätte andis, oli ka Vitinha on ju. No täpselt nii ongi. Et neil on vaja, jah, neil oleks kuidagi kiirust juurde vaja, et kuidagi väga nagu aeglaseks jäi selle Kongo vastaline mäng, jah. Hispaania puhul, mis on mure? Kas see 0-0, kas see oli lihtsalt tööõnnetus? No seal oli ikka tõesti tööõnnetus, nad jätsid ikka mingid võimalused ikka, mis olid surmkindlad võimalused, jätsid kasutamata, et see, mina paneks ta tööõnnetuse alla. Kas sa saad tulla maailmameistriks, kui sul kõige teravamad mehed ees on Ferran Torres ja Oyarzabal? Ei, siis ei saa, aga on pingil ikkagi teravamad mehed olemas. Vast on. No ja Mall ikkagi väidetavalt on ikkagi terve, et ta vist mängis ka, eks ole. Ta tuli sisse mingi paarkümmend minti, jah. Ja Nika Williams tuli ka, äkki tegi mingi 5-6 minutit, et kui need mehed ikkagi nagu siin hoo üles saavad, siis ma arvan, on Hispaaniaga nagu hästi, et pigem ma oleks Portugali fännina, oleks murelikum kui Hispaania fännina, et seal Hispaanial seda, tundub reaalsem, et see mäng hakkab jooksma. Mul on täitsa nõus, aga ja see rekord oli hea ju, et esimese poole tunni jooksul ei saanud ühti korda palligi. See Oyarzabal või mis Kas tuli meelde sinu need koondisajad? Kus oli terve mängu peale 3 puudet. aga üks värav. Sealt ei tulnud, jah. Et kõige pulli muidugi jah, selle Rohenemäe saarte selle väravvahi lugu. Paljudel neid jälgijaid juba on. Eile hommikul 12,5 miljonit äkki vist. Hakkas kas 20 000 pealt sükast tulema, et see on ikka ebareaalne asi nagu, jah. See näitab selle jalgpalli MM-i suurust näitavalt, need 12 miljonit ja suvavennad, et ole mingi suva influencer, kes oli selle mingi Uus-Meremaa vennal sama, suva influencer, et see on mingi mõttetu mäng ja jälgige, see oli ka mingi ma ei tea, 800 pealt oli mingi 3 miljonini paari päevad, sotsiaalmeedia, jumal. No selle Voisinjaga oli veel see, et tal ju ema ei saanud ju tulla avamängule, sest et selle Rohenemäe saartel vist peab 15 000 eurot deposiiti panema, et viisat saada. Nüüd kohe seal isegi Marko Rubio oli seal mängus, et vai, ema tulgu kohale, et deposiiti ei taha ega mitte midagi, et nagu igaks ka, et selles mõttes jalgpall on suur asi, et kui midagi sükest erilist juhtub, siis nagu ma ei tea, ka nii-öelda poliitikamaailma suured tegelased võtavad jalad kõhuvalt välja, hakkad toimetama, et kas sinu see Hispaania, et sa ütled Robert Nika Williams, kas see tule mingi vana rasva pealt? Ma lihtsalt igatselt saatsin üle, selle saldo oli 6+4. 6+4 on mitte parim. No see natuke jah, selle nii-öelda eelduse või ootuse pealt, mis ta nii-öelda tase võiks nagu olla. Mis ennustuse üle te olete, või arvamuse üle, mis te enne MM arvasite, olete kõige rohkem selline rahul. Mina see, et Norra poolfinaalis ja ma tööennustuses siin, mis oli, et natukene trashida inni, panin ka Norra maailmameistriks. Norra, let's go, vaata, see minu usk Norrasse. No minul oli see, et Kanada, vaata, et Kanada paneb hästi, Mehhiko paneb hästi, USA paneb hästi, et kõik need ja nii on läinud. Jah. Et Kanada siis esimene mäng oli küll kehva võit, eks ole. No aga ikkagi Bosnia ei ole ka nüüd nii lihtne võib-olla vastane. Aga tulid välja täpselt, et see 1-1 ja aga jah, et see purustustöö oli täna, aga 6-0 Kataril ja alguse 1-1. No vähemalt on nad, tundub, et on edasi. Sellega pealt 4 punktiga ikka välja 4 punkti pluss väravate vahe päris raivad sellega ilmselt nagu välja ei jää, kahju oli jah, et Promis eile täna seal mängu ei saanud, et
aga see Eigo lemmik Jonathan David tegi nii mängu, et seal ei saanud see on näiteks minu ekspertiis ja ma ütlesin, et mõttetu Raigas üldse ei tohiks minuteid saada. Kübaravad, et meil ei läheb vaja mõnel meeskonnal ikka sealt säravad treenerid, vaata, võtke ühendust, vaata, kohe näe, et silm on, vaata, mingi asjad. Vahest ma ei saa ikka aru, kuidas ma nii loll on. Vahest lihtsalt mõtlen, et täitsa haige kui loll mees. Et, aga esimene kindel edasipääse on ka Mehhiko grupi võitja. Jah. Lausa, seal oli see omavaheline mäng, jah? Jah, et see, et ma kiidan ka Raul Ojassart, kes kirjutas eile või täna, et kas te teadsite, et ma ei mäleta ise, kuidas ta seda sõnastas. Et FIFA muutis MMA-le olulist reeglit ja see jäi vist paljudel tähelepanuta, jäi küll. Võtan ausalt ka mina, et ma ei ole nii süvitsi veel läinud ka võib-olla, aga mina ei teadnud, et enam pole värata vahe, vaid on omavaheline mäng. Tuleb välja, aga ma selles mõttes ei võta seda täitsa enda peale, vaid ma olen 100% kindel, et kommentaatorid ütlesid seda mingis mängus mingi, et ma ütlen, et seal kõikide reeglite alati on suhteliselt nagu keeruline kursis olla, sest neid ikkagi muudetakse, FIFA-l on omad asjad, UEFA-l on omad asjad, et ega seal ju ka valiksarjas on ju see, et mingites ühes on omavaheline, teises on väravate vahe, et FIFA-s oli just väravate vahe ja UEFA-l omavaheline, kas valiksarjas oli niimoodi? Jah, aga nüüd on et need muutuvad pidevalt, et siis jah, seal näppu pulsil hoida ongi tihti palju keeruline. Et selles grupis on siis jah, Mehhikul 6, Lõuna-Koreal 3, Tšehhil 1, Lõuna-Aafrika Vabariigil 1. Tahaks öeldaks väga mõttetu grupp, nagu see kuidagi väga paelu üldse nagu. No, Lõuna-Aafrika Vabariik, kes me leppisime kõik kodu jalgpalliühiskond kokku, et kõige mõttetum sats. Ja siis võtavad viigi. Võtsid viigi, mis tähendab, et Tšehhis oled sa pettunud ikka väga pettunud. Nagu, Tšehhi edasipääs on nüüd ainult see, kui nad võidavad viimases voorus Mehhikot, mis on võib-olla tänu sellele on tehtav, et Mehhikol jälle ei ole vaja midagi. Ja siis Kanada, Šveits, B-grupis Kanada, Šveits on nüüd 2 mänguga 4-4, Bosnia 1, Katar 1, et seal Bosnia tõuseb tõenäoliselt, kui alistab Katari, tõuseb ka 4 punkti peale, mis peaks tähendama väga kindlat edasipääsu, 3. vähemalt, või teisena. Ja nüüd tuleb see mängu, et löö hästi palju väravaid. Jah, et see on väga lihtne. Et, üks esimese ringi pettus, meil on Brasiilia ka, eks ole, õige, mul Brasiilia unustasin täitsa. Jah, nende mäng ei olnud üldse hea Maroko vastu algus. Esimene poolega just eriti. Mul on oma loll teooria, Andres Ooper, sina oled selline treener, et kas see, et meeskonnad alustavad kehvalt, mis sa arvad, mida ma ei oska seda sõnastada oma küsimust, et proovime. Väga hea info. Proovime. Et sa pead olema, meeskonnad peavad olema tippvormis, ütleme, MM-i algusest alates 3 nädala pärast umbes, et sa pead need alagrupid ära saama, nii saad edasi. Mis need meeskonnad teevad? Selles mõttes, et kas nad nagu, et nad ei ole ju praegu, ei ole ju see piikiks, ma ei tea. Ei tohiks olla vähemalt. Aga mis see üldse loogika, kas nad enne seda, kas nad puhtavad või tõmbavad mingi füska seal alla, et mis nad seal laadest teevad? Mida näidatud on ikka, nad panevad ikka füskad ka ikka, jooksevad ju päris, siin on näidatud neid pilte, inglased, prantslased, et kõik ikka jooksevad, et ja, aga olen nõus, et 1,5 kuud ei saa ju olla tippvormis, et kuidagi võib-olla jah, et aga jube ohtlik on, aga siin turniiril vist ei ole see nii ohtlik on, et sa ei saa lasta kõike 3 mängu nagu, ma ei tea, poole vinnaga, et mitte poole vinnaga, ma arvan, et see nagu aga sa nagu ei suru, on ju, et küll tuleb, aga sul on vaja seda head minekut, et pisitasa hakkad ja ikkagi fine-tune itada ikka nagu tiimid paremaks alati kogu aeg midagi. Huvitav, ma olen otsinud, et huvitav, kuidas see käib. Võib-olla leiad õige koosseisu. Ma mõtlen just see füska ette tegemine, ma olen isegi otsinud, et tegelikult huvitab, et kuidas üldse seda fine-tuning käib, et play-offis terav olla, kas meeskonnad on augus või mitte. Sama Hispaania, et natuke tötsa, eks ole, oli see samm neil. Võib-olla nemad just panidki siis seda füskat nii palju, et praegu oli natuke tönts ja siis läheb teravamaks. Hispaania on täitsa savi ja selles mõttes, et sa peab põhimõtteliselt võitma Saudi Araabiat või Roheneme saari pidid võitma, laias astus oled edasi. Et sa võtad sealt võid ühe mängu isegi viigi teha ikka nästi, et sul tegelikult on täitsa savi. No sellepärast ongi need esimesed 3 mängu mõnele tõesti on täitsa savi. Aga kui sa ei saa seda rütmi kätte 3. mänguks, ütleme ju tuleb 4. mäng ja sul tuleb mingi grupi võitja ja sina oled selle grupi teine. Siis on pahasti. Siis on juba pahasti, jah. Jah, et selles mõttes, see on huvitav asi, mida jälgida. Ma olen mõtlenud, see MM on seekord nii teistmoodi.
ja noh, see tulevad ju, vennad tulevad, paljud mängijad on ju pannud laiasas 2 aastat järjest mängi, eelmine suvel oli see, oli vist suvel oli klubid MM, sealtas klubihooaeg ja nüüd on, eks ole, põhimõtteliselt kohe otsa jalgpalli MM, noh, selles mõttes, et ja enne seda oli hooaeg laias aastas need vennad ja siis oli MM, et mingi puhkust kui sellist polegi olnud, eks. No ongi PSG ja Chelsea vist olid finaalis, on ju, et mõtle, need mängijad on pannud lihtsalt konkreetselt paar aastat järjest. Et see, et huvitav, kuidas see asi üldse, tegelikult seda tahaks kuskilt teada, ma ei tea, kus seda teada saada, kuidas see asi käib. Ma arvan, et võib-olla kohe peale hooaega anti võib-olla korra puhkus ja siis tõmmati uuesti jälle käima, noh. Ja siit praegu lähed. Need, kes ju ka seal suviste tiitlikatel kaugemale jõuavad tihti palju klubid ja noh, neile annavad ka ikkagi paar nädalat pikendust, et kui noh. Pärast jah, et uus hooaeg hakkab peale. Kui nii-öelda võistkond koguneb seal võib-olla seal juuli esimeses pooles, noh, siis neile antakse äkki juuli lõpuni seal on, et saavad no lihtsalt pööran tähelepanu, et meistrite liiga finaal oli võtame siis PSG näite. 30 mai vist. 30 mai ja Prantsusmaa esimene mäng oli, millal ta oli siis, et ja Prantsusmaa esimene mäng oli 16 juuni, seal oli 2 nädalat, sinna sisse jäi, eks ole, sa pidid, noh, tegelikult pidid ju aklimatiseeruma ja seal laadris olema, et noh, selles mõttes, et need Prantsus vend, ma arvan, ta heal juhul saigi täiesti korraks kodus, on ju. Ma arvan, ega siis lennati USAsse ära. Nemad vist tähtsalt kontrollmänge vist nii palju mänginud, nemad nendest jäid nagu kõrvale või tegid vähe minuteid, et pigem seda niimoodi seda manageeritakse seda mängukoormust just, aga see on küll jah, tegelikult just, et PSG ja Arsenali mehed, kes ju kui tegelikult ülejäänud sai ju teed hooaeg või nädal, mõnel lihtsalt 2 varem läbi, on, et said ikkagi väheke nagu korras jalasirguga lasta. Vaatame siin alaruppides veel, see alarrupp, seal oli siis Šotimaa esimese, seal oli lihtne, neid asju me vaatasime edasi. Täna tuleb jah, Šotimaa. Jah. Kas Holland, kas esimene mäng oli tööõnnetus, küsin mina Anders Ooperilt, et kas Jaapani 2-2, kas see näitas? Kindlasti mitte. Mina arvan, et see näitas jah seda, ma tahtsingi näha, ma ei olnud Jaapanit niimoodi ise näinud, et minust lihtsalt selles mõttes hea taktikaline mäng ja minu arust ei olnud tööõnnetus, et see oligi hetke olukord lihtsalt selline, et ma ei leia, et see oli mingi viga, jah, et noh, 2 väravat lasta Jaapanil lüüa, ise 2 korda juhtida, võib-olla jah, see oleks võinud ära hoida, aga tubli Jaapan, ma ütleks niipidi siis. Praegu Holland ei ole ka nagu, no ei ole ikkagi suur jõud, ei ole nagu suur jõud, et noh, kui ma siin ka vaatasin avaringi kokkuvõttes, et kes mida ja kuidas nagu tasemel on, et siis ikkagi näiteks noh, ütleme, et Holland ja Belgia, kes on olnud süke ka siin viimasel 10 ikka süke tiitlimängus sees on, sel korral neid on ikka raske siin. Ja neil ka ei ole nagu seda suurt ründajat või nimekat ründajat või noh, kes lööb ära nimi nimeks, aga jah, Depay ei ole ju. Brasiilia liigast on ja ei ole ikkagi enam nagu Brasiilia liiga ära ja nüüd alust. Weghorst ei pea seda tippuks on ju. Ma teen siis ühe küsimuse endale, et see on trupp nimega, mis ta siis on G, et Belgia tegi 1-1 Viigi Egiptusega ja siis oli Uus-Meremaa Iraan, et seal on kõigil 1 punkt. Küsimus ise endale, kas Belgia on nii kehv? Jah. Kui nad Lukaku mängu ei pane, siis on nii kehv, et see on see müstiline mees. Ainult 6 sekundit palju oli vaja, et sinna olukorda jõuda. Aga see, et kuidas need ülejäänud sats ikka nagu üldse nagu ilma selle Lukakuta nagu üldse nagu midagi sellist drastis, mitte mingit teravust ei olnud. See on umbes sama, et ma ei tea, et panedki mängid põhimõtteliselt 4 mingi äärega või ees, et kõik nagu otsivad kastist väljas, et saad sinna, et no 1 vend võiks seal värava suunaline olla, et see on huvitav, et see on väga huvitav, kas see Belgia nüüd edaspidi, näiteks järgmine mäng, et kas see Lukaku alustab või mitte ja kuidas see meeskond siis välja näeb, et see esimene mäng, tegelikult oleks võinud nad Egiptuselt ikkagi vabalt ka suhkamist. Poolselt sõna tuleb nagu kuidagi nagu kulminatsioon. Moo ei ole veel päris vormis vist ainult. Ja, ta polnud ka hooaja jooksul eriti vormis. Ei olnud jah, see hooaeg tõesti ei olnud. Et see on siis jah, et ja Prantsusmaa, Norra selle käisime läbi, Argentiina käisime läbi. See on sellest nagu huvitav grupp, et noh, mis seal see Senegali Norra mäng saab väga oluline olema, et mis ja kuidas see grupis edasi minnakse, et eeltavasti Prantsusmaa on nagu ka Norrast üle, noh, vähemalt teoorias peaks olema. Norra maailmameistriks. Ma olen ka nagu selle mustaubuse mõttes olen ma Norra poolt küll igal juhul, et come on Stoole, tee ära ja teised kõik. Norra see fännide, see vikingi aerutus on muidugi lahem, et see teevad nagu teistmoodi, muidu oli kogu aeg see islandlaste plaksutamine paljudel, et need on siuke, noh,
lahe. Mida Eesti fännid võiks teha, mis sa välja pakud? Sinu selline loov inimene, kadunud loovjuht. Kalevi pojad midagi. See lauakoormaga tribüünile. Lauakoormaga, õige. Mina vaatan, mis asi meil mainimata on? No Argentiina, Austria, Jordaania, Alžeeria on mõttetud grupp, et seda ei vitsi. Austria, see mõttes on põnev. Austria on selline, mis see Ragnik on? Ragnik, jah. Ma näen, on huvitav, aga ma arvan, selle salarupist ei saa midagi aru. Ja siis Portugali gruppi siis võib Kolumbia. No seal on ka see häda, et see Portugal raatas tore või Portugal tegi liigi tore, aga seal on ka Usbekistan. Võtad võidu ära edasi jälle, et ega see... Oota, Usbekistan või? Jah, aga võib tekkida jälle nagu Andres ütles olukord, et kui nad näiteks Kolumbia vastu komistavad, et siis ei võida gruppi ja tulebki seal avaringis ja play-offis juba siuke kõva vastane ja siis saabki juba kiiresti läbi sasi nende jaoks. Teeme siin Inglismaa ära või? Õige, Inglismaad, kas tuleb koju ära lõpuks? No Inglismaad tegelikult oli võimas, et tegid nagu mängisid, ei olnud tunnet, et nad paneks täiega, aga võtsid nagu võimuga ära selle asja, et Kane, Kane, jah, ikka see on uskumatu vend seal. Mis on nagu huvitav Inglismaa koondise juures ka, et ma see Briti mehed ka lugesin, et siis see, et nad ikkagi jätsid väga palju staarid koju ju seal Palmerid ja Fodenid ja Alexander Arnoldid ja ühesõnaga mehed, keda siis Tuchel ilmselt nagu põhikoossuse meestena ei näinud, aga samas ei tahtnud neid nii-öelda staare sinna pingile ka võtta, et äkki seal staaril on pingil paha olla ja siis tekib nagu siuke sisemine konflikt. Et pigem ta ikkagi võttis sellised noored vihased mehed sinna pingile, et kui seal mõni staar on, ma ei tea, väsinud või kergelt vigastatud, et siis panebki need noored peale ja asi nagu toimib, et ei ole siukest, ütleme kuidagi see hierarhia tundub hästi paigas nagu olevat, et see ilmselt muidugi ka see, et see, mida Kane ütleb, seda kõik kuulavad on ja siis kuidagi selles mõttes see balanss tundub nagu hea olevat seal seekord koondises. Kui te peaks ennustama, mis tiim jääb nullile? Enne tänast oli vastus Lõuna-Afrika Vabariik. Nad said ka oma punkti kätte. Kas jääb üldse keegi? Jääb ikka, peab. Usbekid. No Kurakaol on, ma arvan, lõpp see tõenäosus olla, et nad seda nulli peale jäävad. Ma ei tea, advokaat võib-olla ikka mõtleb mingi asja, mingi jänese tõmbab kübarast välja. Nende meestega, no ma ei tea. Võt, ja hetkel siis teie kõhutunne ei ole muutunud meistrite osas, et Hispaanik. No, tahaks nagu küsida seal, aga mõtlen jah, selles mõttes nagu... Tõmbad selle Inglismaa-ipi käima. Ei, ma Inglismaa-ipi nagu tõmba käima, aga ütleme nii, et Prantsusmaa tundus nagu jube võimas, mulle Prantsusmaa on nagu ajaloolist kõige nii-öelda vastumeelsem suur võistkond nagu olnud, et ikka on lootnud, et nad ei võida. Sa vist ei vaadanud esimest poolegi eriti. Ei noh, seal oligi see, et... Esimene poolega oli väga õnnetu. Ei, oligi väga õnnetu, aga see oligi see, et kui kiiresti suudeti nagu see järeldus nagu teha ja asi nagu käima tõmmata, et see kiirus, mis seal on, et Tõue Parkola tuleb vahetusest Papee, isegi Dembelel oli kehv mäng on ju veel see juures nagu... oli see sööt, mis äiti ja see oli mega, jah. Aga selle ühes kohas võeti hästi lahti ka see, kuidas ta nagu, näha oli, kuidas vastas nagu liikust, panid ühe liini kinni, panid teise kinni ja siis ta leidis nagu koha, mida nagu... See oli super. Mille peale kaitse nagu ei tultki, on ju, et selles mõttes, jah. Argentiina tuleb. Lihtsalt, et näidata seda, kui selge see süsteem on, siis Mehhiko, kes on juba grupi võitja, läheb kokku siis kas C, E, F, H või I alagrupi kolmandaga. No tore teada, väga lihtne, mingi 6 varianti. Aga selles mõttes läks neil ikkagi õnneks, eks ole, et mäng on ikkagi Mexico City's, et neil on ikkagi see on tehtud, et see mäng on Mehhikos, siis järgmine ring on Mehhikos ja siis alles peavad minema Miamisse, kui nad peaks õnnestuma. Ja seal on ka pool publikut Mehhikost, jah? Ja seal on üle lombi. Kuuba Mehhiko ei ole sama riik, las me veel rassistist saada nagu me oleme üks. Seal võib natuke üle lohe minna. Seal on kõik, ma viimati seal äkki mingi 1,5 aastat tagasi käisin, seal mingi giid ütles, et tegelikult siis 70% kohalikel on kodune keel on hispaania keel, et selles mõttes neid küll neid mehiklasi, kuubalasi, kolumbialasi, argentiinlasi, kõik on tegelikult ikka 100 000 kaupa seal, et ma arvan, et mehiklasi ka leiab sellest mitu staadioni täit, kui vaja on. Ja ega muud ei ole rassistlik. Ei ole vaja tagasi. Kõik latiinad, kõik on. Üks latiinad, veel keskealiste meeste saade. Õige. Ja ma ei tea, mis siis veel, sellega ma ei tea, kes võib joon alla tõmmata, et MM-i osal, et
annaks jumal, et saaks natuke midagi muud peale selle Ronaldo Messi jutuga. Ma mõtlen üleüldse meediast, et jätkaks, ei läheks täitsa hulluks sellega. Pape ja see Haaland tuleb. See kindlasti tuleb ja ma arvan, Hall tuleb võib-olla. Ja kindlasti see, kui Inglismaa, mida rohkem Inglismaa võidab, seda rohkem see haip hakkab nagu peale tulema, et äkki nüüd seekord tuleb koju. Et tähistame esimest võitu rahulikult, on ju, teist võitu, kurat, juba päris hea on nagu. et selles mõttes seal kerib see päris kiiresti nagu. Seda küll, jah. See Inglise meedia on super. Inglise meedia, fännid ka seal ikkagi, aga need ka nagu seal ju alla ei jää. Sealt see kõik tuld võtab ju. Lugesin ka mingi artiklit, kus need esimene mäng oli Tallases, seal suudeti juba mitu paari kuivali juua ja siis oli seal politsei pidi kohale tulema, et rahvas ära viia, sest lihtsalt nagu asi läks üle kätte ära jälle nagu. Müstiline seltskond muidugi. Mis asi? Inglise fännid. No ei Šotle seda veel hullevad, see Šotle Boston, vaata, mis on vana joomalinn, vaata. Ja seal oli mingi paar ütles, et meil oli, et meil sai otsa, lihtsalt vahelatu ütles, neil on otsas, et see mingi Bostoni laader, vaata, no, ei ole lihtsalt. Ja šotlased täisid seal, kõik olid täisid seal vaatamas mingi pesapalli, mingi selline põhjooja mäng suvaline. Ja see oli ka terve mäng täis mingi suvaline šoti laul, vaata. Ja kui mingi laul pandi peale, siis need lasid edasi kõik ameeriklased olid üli ekstaasis selles, mine persus, šotlased pesapallil näitasid, kuidas bändus käib. Ei, no see oli ju Tallas samamoodi olid need ju mingi rodeo, mingi võistlused olid. Siis, et Inglised fännid võtsid Sweet Caroline'i üles seal. Ja šotlastega asi, mis ma veel nägin, kas see oli sama Bostonis, aga vist mingil kellaajal oli joomine keelatud midagi sükeste. Ja siis Šoti fännid rentisid mingi suur laeva. Laevaga merele. Piiridest välja. Linna piiridest. Ma jätan kõige äredam asi, seal on see inglasteks, need jäävad Šotima, seal on tunda, kus need pole ammu saanud, kus käia mine, ma olen MM-il, let's go, vaata. Et see on nagu, minust šotlased nagu teevad sellest MM-ist äged. Norra võib-olla veitsa samamoodi, et vennad igal pool, let's go, oleme MM-il. No ma oleks iirlased ka veel, siis oleks nagu... See on ilus. Andres Opper, see Katari väravalööja Tuki sai väidetavalt, sai endale $3 miljonit ja Rolls-Royce Phantomi. Mis on sinu? Kas ka Eesti koodises oli midagi sarnasel need? Jaa, loomulikult. Sa ei ole näin, millega ma sõidan. Kas te mõnusad summad? Ei olnud kuulnud ise. Eestis see on Kalevi poja kuju. Jaa, see jõgepalli vahest võib-olla. Aga sest $3 miljonit vist nii suuri boonuseid vist ei ole. Selliseid boonuseid, jah. Ei pannud. Ei, no ma arvan, kokkud see on ka see, et ega vist ükski võistkond vist võidupreemiat ei maksa ka nagu nii suurt hiljem. Kokku. Kõigile. Et see mõttes ilus. Ja ma ei tea, kas on veel... Ilus žest. On veel midagi fanni juhtunud? Sina kui kollast uudiste lugeja on midagi, kas ma midagi ära unustan? No vist ei ole. Vist ei ole, mõtlen jah, ma seda... kuidagi Briti-meetiat olen jõudnud vähe nagu jälgida, aga saavad need Šoti ja Inglise fänni seiklused ikka jäävad nagu silma, et seal... Ma usun, et seal veel tõmmatakse hoog üles ja šotlased ikka võits tavamängu, et seal nagu on seda potentsiaali, et läheb veel paremaks. Jaa, räägime siis, teeme siis Eesti jalgpalli osa ka, et ma panen siin väiksed asjad kinni. Vahepeal, ma olen alati öelnud paljud inimeste jaoks kohaliku jalgpallisuuriga tähtsam asi või kohaliku suuriga tähtsam asi, et euromängud selgusid vastased siis meeskondadele. Suures plaanis võib vist ruttu võtta nii, et kellelgi ei läinud loosis väga hästi ja ta ei läinud väga halvasti, et saadi selline väga, et ei saadud kõige raskemat vastast esimesse ringi ja ei saadud seda nii-öelda... Ma arvan, et treenerid üritavad teha, et oi, ikka oleks võinud veel kergemini minna, aga tegelikult vaatame, fännina ütleks küll, et meil tuli väga hea loos tegelikult. Üle aastate ikkagi võiks igaüks edasi minna, ütleks niimoodi. Ja ma olen sama meelt Andresega, et tegelikult oleks väga, oli nagu väga nii-öelda positiivselt üllatunud, kui ma seda nimekirja vaatasin, kellega mängima hakkame, et keegi ei ole nagu selge outsider ja kõigil tegelikult on ikkagi reaalne variant olemas. No ainuke, mis sa ise mainisid, on see, et järgmine ring. Täime need läbi ja tuhad, ma lihtsalt, mis on siis oluline, tuletame meelde, et hetkel on Eesti jooksas klubide rankingust, kus ei ole enam Flora ja Eurosuve,
Andres Upper, meil on 55 riiki, mitmes Eesti on? 52 vist või 3 oli. 53, ma ütlen seda, ma sorry, anna andeks. Et meie taga on kes? San Marino ja ma ei tea, ma tahtsin... Gibraltar, härra 47, ära minu hulluks. No nii, mis riik on meie taga? Lisaks San Marinole või? Vatikan. Seal oli kas äkki Montenegro oli vähe punkte? Montenegro on 48, need on kõik Eestis märgatavalt edukamad riigid. Põhja-Iirimaa? On 49, Wales on õige, et see Wales on siis selline, see Briti saare teeb seal. Jalgpalli mängida? Jalgpall on nagu ta on seal, aga mis me siis juhtub? Räppi on kõvem, Jätame, kas alustame Florast või lõpetame Florada, siis Paide linnameeskond, kes sai meestriigas võidu. Oma värava ise ei löön. No vahet ei ole 1-0 võit, let's go, meeskond, mis on tõusuteel ilmselgelt, sai vastaseks siis kuulsa klubi nimeda Hegelmann, Leedu. Leedu pigem vist on hetkel pigem tabeli teises pooles, et ei ole megahoos, mitte et seal tabel on tiheda seal Leedus, aga ei ole megahoos. Kummas sa räägid ja kes ei ole megahoos? Hegelmann ka ei ole Hegelmann ei ole megahoos, aga selles mõttes, kus ma mõtlen, mul need Leedu klubide nimed ei meeldi. Ma saan aru, et tegelikult okei, me saame kõik aru, et Flora on taike vana seebitehas. Aga see Hegelmann on ka mingi satsa. Ma mõtlesin just algul, et mingi Austria või. Aga ma ütleks, et võidetav, aga mitte lihtsalt võidetav. No arvestades seda, mis olukorras hetkel Paide on, siis neil on ikka, kõik on raske, aga vast saavad nüüd paari nädalaga natuke rohkem jalga alla, et Nõmme Kalju vastu see teine poolega andis lootust, aga samas ka Nõmme Kalju näitab praegu, et praegu ei ole ka nendel väga hea hoog sees ja see oli selline, aga täpselt ei olnud ju Harju vastu ka nüüd, et midagi väga suruti nüüd oma mängu peale, et selles mõttes nüüd on 2 nädalat, mis palju see on aega, on aega oma vormi timmida. Hegelmann siis eurosarjades on osalenud 2 korda, 2020, mis ta on siis 4 äkki või, 2023, Škupile. Mis maa meeskond on Škupi? Vana, mul on nii palju Viktoriini küsis. Põhja-Makedoonia või? Põhja-Makedoonia, Škupi! Sellele jäädi 2 mängu kokkuvõttes alla 0-5. Eelmine aasta oli St. Patrick's Athletic, kelle Kalju mängis üsna võrdselt. Oli vist Athletic turmil, jah. Siis enne seda siis Hegelmann sai neilt 0-3. Ja eelmine aasta nad olid veel paremas hoos kui tänavu. Tehtav. On tehtav et seal ikkagi, ma arvan, kui selle võidu saad kätte saaks, siis üks hooajal ikka väike plusspunkt olemas juba. Ja kui lähevad edasi, siis on kas Zira Aserbaidžaanist või siis Kutaisi Torpedo Gruusiast. Et mitte kumb ei ole siis oma riigi esisats, aga midagi on. Kokku selle mängitavad nagu, jah? Et kokkuvõttes on mängitavad meeskonnad, aga küsimus on meeskonna hoos üleilduses. Levadia mõnes mõttes üks õnnetumaid, mõnes mõttes üks arvestades, mis hoost on, et esimeses ringis Sörnaford, ma ei oska hääldada. Lubelsist on, jah? Ütleme, see on niisugune kohustuslik võit tegelikult. Sörnaford, ei selles mõttes, et kui sealt ei tule 2 võitu, siis on see läbi kukkumine. Eelmine aasta mängis ka Sörnaford Town mängis eurosarjas. Alistasid Crusadersi Põhja-Iirimaa penaltidega, siis Varsja Leegiat said ka mängu kokkuvõttes 0-11. Et see on Walesi mehed, aga nagu meil ütlesime, Wales on ainus riik, mis on meist tagapool, et kui seal ei tule võit, siis on pahandus, olgem ausad. See on just see, mis nüüd pärast seda siis ette tulla. Ja siis tuleb, kui minnakse edasi, kui minnakse edasi ja siis... No sealt tuleb edasi minna, see on ikkagi... See aasta praegu nagu hoog näitab, et tegelikult ootaks rohkem kui eelmine aasta Paide versus Rootsi sats. Ja siis tuleb IFK Göteborg on järgmises, mis on selles mõttes... Göteborg ei ole nii suur hetkel, kui ta oli ja ei ole nii suur, kui on Malmö või Aik või kes iganes seal võiks nimi on suurem kui klubi ise, aga olgem ausad, Allsvenskan on ikkagi Eesti vaates on ikkagi... Ja kuidagi Levadiast ootaks praegu tegelikult nagu positiivses mõttes. Ütleme nii, et kui nad selle ära võtaks, selleks ma arvan ikkagi meie klubi jalgpalli, ma ei tea, suurim võit pärast Tventet. Ei see mõttes, et Allsvenskanis on 16 meeskond, mitmes on hetkel IFK Göteborg
8. 14, ta on välja kukkumistsoonis. Okay. Kuulge. Süües kasvab nüüd 10 mängust 2 võitu, et selles mõttes, et seal ei ole, nagu sa AIK oli, et kus Paide ainult jooksis palli järgi, et nii hull ei tohiks olla, sest on keskmisest kehvema soos. Aga kõigepealt tuleb ikkagi ka see Velsi klubi ära võtta. Raljul siis kuulus klubi nimega Linfield ehk siis Põhja-Iirimaa. Taaskord läheb sinna, et mitte et kohustuslik võita, aga võidetav kindlasti. Nõus. Ja kes järgmine? Ja järgmine oli neil Shelbourne, Iirimaa. Et ütleme nii, et oleks paremal aastal, kui Ralju oleks hea soos, siis ma ütleks, opa, mis loos. Aga mis on häda? Hetkeolukord lihtsalt. Et aide, me oleks jah, see Levadial selline loos, siis oleks seal lõõruks käsi väikselt juba. Ralju siis, mis juhtus vahepeal, kaotas Tartu Tammekale 1-2. See oli valus ikka, see just see mängu lõpp, et võtad juba pendla ära ja et ehk siis 1-0 Soonovis ette, siis oli oma väravaks, siis see teine 1-1 ja siis jah, Ralju sai Ralju sai kõigepealt ühe punase, sai Podoljusin, siis sai Mašenko 9-11 ja Pedro Manuel läks penaltit lööma. Berk võttis ära ja viik käes ja siis Pedro Manuel ikkagi 2-1, et see mõttes, et Ralju, ma arvan, mingis jooksus vormitabelis on tabeli teise poole sats, mis on, olgem ausad, et see on ikkagi suur pahandus, et mitte midagi ei toimi ja kas keegi saab aru, miks ei toimi, mina ei saa. Anders Opp. Seal jah, öeldi vist, näidati näpuga pingi poole, et see oli vist Paide mängu järel, eks ole. Jah, täpselt, et aga ei tea jah, millega praegu hetkel Kalju selles mõttes tegeleb, et ei ole nagu hea hoog. Seal on see Boronitšikov igastatud, kes oli hooaja alguseks põhimees. Rask, kes mingil määral hästi oluline mängija, eks ole, selle teistmoodi natuke sinna keskväljal. Männila on eemal ja ma kindlasti unustan kellegi 4. ära, kes on Radaki. Musoliitinit pole, kes oli võtmemängija, eks ole. Sul on tegelikult 4 olulist mängija puudu, aga sa pead seda Tammekat võitma ja see, midagi on selles ja need osad hädalised on hiljutised, midagi on seal satsis ikkagi väga räkki. Võttaks esimesed 5-6 vooru ära, inimesed järjest võitsid, et siis pärast seda on ikkagi väga, väga kõikuv see asi olnud. Mingi mängu järel sai Andreeviga räägitud ka, et tegelikult me ju ei mängi halvasti, aga lihtsalt nüüd kuidagi kukub paar asja nagu mängus meie kahjuks ja nüüd nii ongi, aga samas kui see pidevalt kukub, ega see ju sööb seda moraali päris palju ja hakkab tegelikult ikkagi seda mängupilti ka lõpuks mõjutama, et muidugi euromängude puhul on see, et mul selles mõttes on usk Andreevs olemas, ta niisugusteks mängudeks suudab need mehed ikkagi nii-öelda üles kloppida. Et just eriti vastase vastu, kus on niisugune võidetav mäng, et Kalju jaoks need euromängud on alati ju tähtsad olnud, pluss ta klubile ka niisugune nii-öelda sissetuleku allikas, et seal saada ainult raha, muud ei ole. Et ma usun, et selle Linfieldi vastu nad ikkagi teevad seal hooaja ühed paremad mängud. Nüüd võtame viimased 6 vooru nii-öelda vormitabel, siis Ralju on Kuressaare järel paremad 7 meeskond. Et ta on saanud 3 punkti rohkem kui Narva Trans, let's go. See võtab selle Ralju audu kokku. Õnneks on aeg, jah. Orsa vist ära mainiga, kui Levadiast räägime, et Levadia siis üks selline napim võita, see oli ka ikka kuidagi see meeskond suudab lõpud enda kasuks. Jah, et jälle vähemuses, eks ole, et Škortsov värav, siis Saka jälle, ma ei tea, kuidas see mees täitsa haige, iga mäng paneb ikkagi. Ja lõpuks ikkagi Leva oli vähemuses ikka see Manfo tuli ja tegi. Et müstiline. Aga minul see Levadiate puhul on ikka suur hirm see, et kas Levadia oskab mängida kaitses istuvalt, et see on huvitav küsimus. Sa pead olema, need meeskond neil on ju tegelikult päris hea kaitsepaar seal nende sa mõtled just Göteborgi vastus, jah? Jah, näiteks Göteborgi vastus, et see meeskond on kas et selle Walesi tiimi vastu nad peavad ikkagi ründama, et nemad peavad olema seal domineeriv võistkond. Just Kalju, eks ole, või Paide, et tegelikult sa natukene mängid seal eurosarjas pead paratamatult mängima teistmoodi, eks ole, ettevaatlikumalt, madalamalt, tõenäoliselt vastased jooksevad rohkem, üleminekud on kiiremad, et sa paratamatult, eks ole, nii et Põhja-Iirimaa klubi, see on tugevam vastane kui Kuressaare. Seda küll, aga samas pärast viimast
Tallinna derbit ju Zahovaika ütles, et noh, tegelikult see teine poolaeg oligi nagu väga vajalik, et olime seal Flora surve all ja suutsime vastu pidada, et sellist nii-öelda kogemust sellest hooajast tegelikult väga nagu ei olnudki, et just nüüd nagu euromänge silmas pidades ta nüüd pidas väga vajalikuks seda. No jah, see ongi veel üks mäng, üks poolaeg ainult, et no üks derbi tuleb veel enne euromäng, et äkki saab seal korra veel proovida siis. Ja noh, meie suve peab tõenäoliselt päästma Flora. Miks? Sellepärast, et neil on need väga palju neid tagauksi. Flora siis kohtub alustuseks Tbilisi Iberiada, mis siis käis eelmine aasta reis ka Eestis. 2 mängu kokkuvõttes kaotsid Levadiale, mis tähendab, et lisaajale oli vist, kui ma just mäletan. Jah, et noh, põhimõtteliselt peaks nagu võib-olla olema selline asi, et võiks ju ära võtta. Samas meeskond on hoopis teine, et nad on teinud päris, eelmise aasta need mehed on ikkagi ära müüdud just selle poole milliga, eks ole, et ja mingid uued grusiinid ja välismaalised tuld sisse, et tegelikult pole õrna aimuri, mis see meeskond endast kujutab. No samas Gruusia võistkond alati nagu see, et noh, kuidagi eeldus on see, et grusiinid on nagu tugevamad, aga samas me oleme päris mitmel korral ju suutnud ikkagi ära võtta, et sama see, kui Paide üks aasta seal ka Tbilisis seal ju, kas äkki lisaajal oli vist veel. No, Gruusia on napilt. Kui Eesti on 53, siis Gruusia 52. Et see on täpselt see meeskond, et kui me seal see Flora kaotab, siis mõnes mõttes võime öelda, et me ei väärigi seda 4 klubi Euroopas, last on. Ja kui Flora, ma ei mäleta, seda ma pean isegi vaatama. Võidu korral oli Bratislava Slovan oli, jah? Jah, let's go. Et see on nagu, on mille veel liigutada. Kiru lokaal võib juba panna õlled külma, et siis raudselt sinna minek. Ja kui kaotab siis oli see Sabah või The New Saints. New Saints ilmselt nagu, jah. Et jälle Wales. No see oleks jälle kohustuslik võit tegelikult, jah. Jah. Nagu ütles ka, Wales on meil selja taga, et peame võitma. Et ta on mõtlen, see Flora on see, kellel on need tagauksed asjad, eriti Levadia loos, just see IFK Göteborg, okei, ta on eeli viimane Rootsis. Aga jah, ikka on head loosid olnud. Jah, et see mõttes, et vabandus ei ole. Ei ole. Ärme otsi. Täpselt ongi see, et kui me nüüd tahame 4 kohta, siis tegelikult nii-öelda eeldused nagu anti ja täpselt, et tuleb ise nagu olla tegi ja ära võtta need asjad ka. See kindlus tuleb leida ja tõesti ma ei tea, ei tohi otsida neid vabandusi, ai meie seda, toda, kolmandat. No ei ole nagu üks aasta seal ju Levadias avaringis kohe mingi Siiline vastu endale ja mingi siukest loosi nagu ei olnud, et kõik on ikkagi siuke pigem tehtav oma kätes ja ei ole siuke et ongi sellest 8 loosist ongi juba see Göteborg ainus siuke, kus on see, et see on ka nimi, nagu see, vaatame tabeli seisu, siis see ongi ainult nimi praegu hetkel. Aga samast ikkagi see keskmine klass on ikkagi võib olla, aga kurat. Ei, olgem ausad, kui Eesti jalgpallur jõuab Rootsi liigas, siis see on saavutus selles mõttes, et see on isegi Rootsi viimane klubi. Aga me üritame alati võrrelda ka, et kui nüüd paneks Flora või Levadia kuhugi sinna Rootsi liigasse, et mis mõtleks kukuks välja, oleks ta tagumine ots või mitte. Rootsi liigast ma kukuks välja ikka. Ärme nüüd nii negatiivs, mina ei ole nii negatiivne, come on. Et mina usun meie tippsatsi. Mees on Elvast võidura tulda. Ei, aga nii on, come on, enesekindlus, kasvatame seda uhkusega. No, samas on jälle see, et kui samamoodi kuulad neid, ma ei tea, kas siis klubiga seotud inimesi või mängeid või asju, see alati on see, et ju meie jaoks on kõik tugevad vastased, meie jaoks pole ühtegi lihtsalt vastast, kõik on nagu, et kui kedagi üldse võidame, see on pigem selline nagu vabanduste otsimine. Aga see jutt on tegelikult ju leviv, valdav aga nagu. Nüüd tulebki, et see peamegi võitmana, et ei ole midagi, ei ole vabandusi. Et tegelikult on, loomulikult vastased tahavad ka võita, kõik tahavad võita, ka need Walesi klubid ja nemad tahavad meid võita, aga siin ei ole tegelikult, ei ole vabandusi, et vaatame sinna selle eurosuvel ja pigem positiivselt otsa ja lähme võidame ära. Ja kui jälle rahast rääkida, on ju paarsada tuhat Eesti jalgpallile läheb kaduma, kui tegelikult see on ikkagi ju jalgpallil tervikuna, ta ikkagi suur raha nagu. Oletame hüpoteetiliselt, et Kalju jääb 4, ei saa seda paarsada tuhat, mis läheb Eesti jalgpallis hullemaks selles. No Kalju ei saa, peab võtma tehvamaid legionäre, oh no. No ta ei ole ju see paarsada tuhat selle eest. Peab kasvatama oma mängija. Jah, et see paarsada tuhat, seda ju ei lähe, et me ei saa paremat staadionit, nad ei õllehind ei lähe mulle odavamaks. Millega kõik jälle taandub millele? Kuidas keegi on, jah? Õllehind odavamaks. Vorst, hotdog vorst ja õllehind.
ja see nädal siis on voor, et seal võib ka Nõmme United Levadia 127 pealt vaata. Kalju Tammet 203 ja Paide Laadri 125, et kui ma jõuda tahan ja täis Andres Opper, kes Viimsiga Elvas Tehvandi staadion 157 pealt. Kuidas sellise rahvamurru ees oli, kes lõi jala, Eesti võist 157. Plus kõik suusatajad, kes ümber ringi seal. Eesti jalgpalli võist 157 tundub olevat ulme number, vaata, tässä me mängijatel jalgpalli. Seal lasti tossu ja kõik, ikka vägev oli. No räägi siis, saad seekord, teeme siis Artemi edaspidi nii, et räägime viimse siis, kui võidud tulevad. Eks ta parem mingi võitluslik mäng oli, aga jah. Kuulus Andres Sõbra skauditud Neville Grimm siis skooris. Jah, skooris. Ei, see värav oli väga ilus, kuidas lõime, aga teelt oli üks suur võitlus ja et mõlemad satsid olid selle võitluse peale häälestatud, et keegi mingit ruumi ei andnud ja ütleme, plats ei võimaldanud väga seda söödumängu lükata. Aga mis see Tehvandi on äge staadion? Muidu on kõik äge, aga jah, et ütleme, see ei saa öelda, et muru, kui sa loed, et kvaliteet oli hea kvaliteet või rahuldav kvaliteet. Heas seisukorras. Ja ei olnud väga heas seisukorras, ütleme niimoodi, et pigem see pall hakkas ja et see sööt ja see pallipõrge, et seal tuli mängijatel oli inspektor korraldas juhtu Uno Tutsk, miks Uno Tutsk valetab? Ei, no selles meil ei ole. Ma nägin teda seal tribüüni peal, ma ei tea, väljaku peal ma teda ei näinud, et seda lähedalt vaadata. Et jah, et kahjuks on, ütleme, kui sa oled harjunud kunstmuru peal tegema, siis võib-olla jah, selline konarlik murukamar ei aita alati, aga kindlasti mängijatele teelt muru peal meeldib mängida, et see ärme nüüd eksi, me ei virise. Et lihtsalt oligi võitluslik mäng, mõlemad keegi kellelegi ruumi ei andnud ja nii oli. Jah, aga vähe tolku on, kui Ei, 3 punkti Velto liigub võidult võidule, et selles mõttes, et on... Eks vaatame, ega tal kergelt ka need ei tule, et jah, nii on. Isand Laasner juba löönud 17. Ja tema on tõesti hoos. Huvitav mängija, ta on ju, nüüd on treeneri on juba pikemat aega, aga selles mõttes mängijadest nagu meistriliigas nagu ei saanudki võimalust. Ja Kalev ei andnud talle tõesti, et mis seal täpselt toimus ei tea, aga jah. Et täpselt selline, et esiliigas nagu möllab, aga seal on jah, kus me siis mõne viimse mehe leiame parimate väravate see ei. Meil on meeskond, me on meeskond, nagu ütles Louis Enrique ja meil on meeskond, meil ei ole vaja papet, meil on kõik löövad väravaid, kõik kaitseme koos. Kiidame seda, et Kutton on juba 12 värava peal, et minu siis üks järgmine lootus. Vot, et see oligi. Mis jalgpallis oli mingi mäng veel, mida ei maininud. Levadia võttis rasket ära, Railu raatas, Paide. Narva sai punkti. Jah, Narva punkt. Iiri teine mäng siis. Iiri esimene punkt ja Narval ka üle pika aja. Flora võttis, tuli 0-1 välja, võttis 2-1 ära, seda ma ühe silma vaatasin. Seal oli muidugi 505 pealt, vaata, Pärnus. Juba rahvas kolib sinna poole. Suvel juba rahvas seal, täpselt. Ja sootavad seda, muidu, mis näitab Eesti jalgpalli, mis ma siis ütlen, mis ma ilusti ütlen. Mõnes sitta seisu ka olgem ausad, et nii Kalju kui ka Paide peavad oma euromäng Pärnus. See mõttes, et me jalgpall on ikkagi hetkel aastal 2026 on meil ikkagi selline seis, et Levadial ei ole oma kodu, eks ole, olgem ausad, Levadia on Floral külas oma asjadega. Jalgpalliliidul, Flora on ka jalgpalliliidul külas. Õige. Olgem siis täpselt enne. Vabandan, vahest lähevad sassi. Siis ei ole ka Floral oma kodu. Olgem nüüd. Kaljul ei ole sellist staadionit, et saaks mängida euromängu. Isegi esimest ringi on ju, ma ei räägi siin hilisemast ja Paidel ei ole sellist staadion mängida esimest ringi. Tegelikult on ikkagi näitab ära, et jalgpall võib olla... Infrat tuleks parandada. Samas keda need fännid huvitavad, kui meil tõesti on, käib 100 inimest vaatamas, siis ilma naljata, et kui meil 100 inimest käib vaatamas mingit Paide mängu, siis tegelikult mõnes mõttes ühest küljest ütled, jube kahju, et Paide seal kodus mängida. Aga see Paide inimene on ka selline, et vihma sajab, siis ma ei viitsi tulla, siis Savise Pärnusse minek. Et ma alati süüdistan inimesi. Mulle aina rohkem. Ja ega Elva ei mänginud ka Elvas, Elva mängib Tehvandil, on ju. See on ka, et... Teeme koduväljakut korda. Ja kutsume neid omavalitsusi üles investeerima ja.
Ja tegelikult oleks ju lahe, kui Nõmmel oleks või Hiiu staadionil oleks. Täpselt ja kõik need ikka, ega klubidel nüüd ei ole seda raha liiga palju, et siin on vaja toetust. Me oleme sellised selles heas mehed juba, ma arvan seda, et Nõmme männiks euromäng seal Hiiul, ma arvan, meie silmad ei näe. Vanus on juba selline, et võime siin nooremad vaata, võime minu laps võime meie lapsed näevad sellist asja, ma seda, et see staadion unel seal valmis saab, mina ei usu, et sellise Kadriorus on ka lahe olnud tegelikult, teistmoodi jah. Kadriorus vist lihtsalt ongi remondis, et see on see häda vist või suurel uutmisel. Ots, ja siis MM mitu mängu Andres Opper hetkel on olnud, palju nüüd grupp oli 12 jah. 12 korda rats on 24, 28 mängu on olnud, mis sa arvad, Andres, palju sa umbes vaadanud oled, mis see over-under on pooled vähem? Pooled, heal juhul pooled võib-olla jah, ei no highlightsid ja asjad kõik kokku siis loomulikult, aga ma arvan, et pigem natuke alla poole võib-olla. Ma arvan, mul on täismänge ikkagi tsipa üle poolega, seal laitab kaasa ka see, et need öised vahetused, mis me tööl teeme, et see nagu kohustuslikud. See on siuke kohustuslikud jah, et muidu poleks näiteks Haiti, Šotimaad või Mehhiko, Lõuna-Koread või siuksed mänge nagu vaadanud, aga nüüd on need ära nähtud. Ma ütlen, aga samas jah, et sellised... No ta natuke annab siukest teist dimensiooni sellele MM-ili juurde. Muidu on, et ma tegelikult on äge. Muidu vaata aitan, kuidas Inglismaal läheb, kuidas Hispaanial läheb, aga nüüd näed seda kuidagi nagu seda päris elu ka. Süveneda Usbekistani mingi taktikasse näiteks, põnev, hullult vajalik ilus. Mis on näiteks eile, tänavus nagu huvitav oli selle Lõuna-Koreaga nagu, et kuidas siblivad ja üritavad, otsivad seal oma neid mingi kohti ja nüüd kogu aeg suluseisus ja nad kuidagi füüsiliselt jäid nagu alla ja siis nagu siis üritadki aru saada, mismoodi nad üritas väravani jõuda nagu, et nad nagu lihtsalt nagu siukse toore tahtejõuga nagu kuidagi nagu tahtsid nagu edasi minna, et nagu need füüsilised eeldused nagu ei lubanudki just, aga nagu ikkagi nagu. Ja kui mina ütlesin, et Lõuna-Korea ja Jaapan on väikesed satsid, oi, kuidas te mõnite. Son oli üksin. Vaata, ei hoiti janavassi ka. Tuleb nii välja, jah. Nii, Andres Opper, kas lõpuküsimus, kas palju sind siis lauludesse veel on pandud? Kas sa tead? Me armastame ooperit. See, aga veel, kas sa tead? Ei tea rohkem, ei tea. Ei ole, ei kuule. Ei ole kuulnud. Vast mõni võib ära täägida siis. Saame ka teada. Pande siis Andres Opper rohkem lauludesse. Kas paneme lõpulaulud selle uuesti? Okei, ärme pane. Igatahes, let's go. TP, oma värav, otsige kõik üles ja nii on. Ja et siis. Järgmine nädal uuesti. Teeme saadet. Jah, siis üks mees on juba kaugel. Loodame, et lastakse riiki. Donald Trump parim, elagu USA. Maailma juhtiv riik. Sul on ikka mingi lipuke taskus või midagi? Mul on ju kõik, et mina olen ikkagi USA väga suur austaja fänn. No ilma naljata, selles mõttes ma ikkagi... No NFL-i... No ma ei saa neid asju, mul on kõik asjad Philadelphia, ma ei saa, sama hästi võiks minna Vene lipuna kuskile öisele sauele näiteks või midagi sellist. Et ohtlikult. Aga õnneks oled Philadelphia's minnes ka, jah? Vaatab, kuidas asjad seal traafik joots matrab, et on ju igast asjad seal, oleneb paljudest asjadest, aga see oli seekord saade, tuli üle tunni. Miks sa talvet venitad seda saadet jälle pikimalt? Ja kus ma vaatasin, kus 40 minuti pealt ma hakkan varsti otsi kokku tõmbama, aga kuidagi läks seal. 25 minutit. See oli seekordne saade, tervitame siis Olipeti sportbaari. Järgi kord, kui tulen, ei lõhuklaasi ära. Vabandan, väga toidud mingi kõik. Ja kui panustate, siis Olipetis. Ja ettevaatlikult, ärge pange kõik. Ja kui panustate, ärge kuulake minu nõuanded, sest õudne. Mitte miski ei ole täppi. Norra maailmeistriks. Norra maailmeistriks, let's go. Et sellele võite küll palgad ära panna. Joe Tunne ütleb. Nii. Nägemist. Kuulmiseni. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.